Head inimesed, tervitustega San Marinos, see on üks pisikene riik siin Itaalia idakaldal. Aga vahepeal on hulka vett merre voolanud ja ma olen uhanud hirmsat moodi. Ja siis tänaseks päevaks on sõidetud 20 970 kilomeetrit. Ja homme siis tõenäoliselt jõuan sealt ülevalt kaarega siis omakorda juba Sloveeniasse. Nii et siis jätkub juba viimane etapp, ehk siis see viimane hammas, mille Kreeka otsast ma siis hakkan vaikselt juba nina kodu poole keerama ja hakkan sealt tagasi tulema. Aga mis siis vahepeal saanud on? Peale seda suurt uhamist on siis seis tegelikult selline, et 34 päeva olen sõitnud ja ühtegi mingisugust erilist sellist puhkepäeva pole sisse jäänud, mitte et poleks tahtnud. Võib-olla oleks isegi tahtnud, aga mina ei tea, hommikul ma ärkan üles ja kogu see tee on nii hirmus huvitav, et tahaks kohe edasi sõita. Mul oli küll plaanis Tarifal puhata ja jätta ennast korraks sinna seisma. Aga ma jõudsin õhtul sinna ja päeval hakkas jälle kipitama ja sõitsin edasi, nii et sõidetud on kõvasti. Ja siis nii ta on vaikselt läinudki, aga peale seda Prantsusmaad tuli siis Portugali ja Hispaania etapp ja seal oli 2 olulist punkti minu jaoks. Nii, järgmine öö Portugalis on mööda saanud ja ööbisin jälle kämpas ja Portugali kämpadega on selline lugu, et see Prantsuse peenutsemine, et kell 7 kõik kinni pannakse, on mööda saanud, seda enam ei ole olemas. Ja siia sõida kohale põhimõtteliselt, mis kell tahad. Keegi on ikka väravas, kes sul siis dokumendi ära võtab, paar olulist asja kirja paneb ja siis arveltad hommikul ja saad oma dokumendi tagasi enne, kui hakkad ära sõitma. Nii et sellist peenutsemist ei ole ja siin on tegelikult ka üllatavalt soodne magada. Et auto maksab natuke, inimene maksab natuke ja ongi kogu lugu, kui sa elektrit ka ei taha, siis tegelikult saadki siin mingisuguse 8, 9, 10, 11 euriga hakkama sellises WC ja pesuvõimalusega, võib-olla isegi ka mingisugune restoran olemas ja sellises keskkonnas. Ma arvan, et see on väga normaalne kulu ja siia siis tuleb kokku igasugust imelikku rahvast, kes kus kohas maailmas ringi kondab ja siin siis saab üksteisega rääkida ja rääkida, mis endal plaanis on ja vaadata, mida teised põnevad inimesed teevad. Sedamoodi. Nii et Portugaliga arvestage, kui siia satute, keerake lihtsalt esimesse kämpasse siis, kui tahate ja suure tõenäosusega saate sisse ja on igavesti soodne ka. No nii, head inimesed, tere tulemast järgmisesse maailma lõppu ja selle maailma lõpu nimi on Cabo de Roca ja see on siis Euraasia mandri kõige läänepoolsem punkt. Kui üldse kogu Euraasiat arvestada, siis tegelikult siit natuke maad edasi mere sees on paar sellist Portugali saart ka, mis siis on tegelikult asuvad veel lääne pool, aga see on mandriosa kõige läänepoolse punkt ja see on minu jaoks hästi oluline koht, sellepärast et siit selles samas punktis saab alguse kunagi minu üks seiklustest, mis siis viib välja selle mandri kõige idapoolsesse aastaringselt ligipääsetavasse kohta, milleks on tänasel hetkel Vladivostok. Ja et Magadan loomulikult on kaugemal, aga Magadan ei ole aastaringselt ligipääsetav, nii et siit sõidetakse tavaliselt Vladivostokki ja siit on umbes 14 000 kilomeetrit sinna sõita. Sedamoodi, aga
Nagu näha, on see selline natuke märgiline koht. Siin on must 1000 Aasia turisti, lisaks veel sadades ja sadades muid turiste. Nii et see on üks igavesti selline populaarne koht ja see oli kindlasti üks selline asi, mis minu reisikavasse pidi jääma, sest järgmine märgiline koht on siit juba siis Tarifa, mis on siis Euraasia mandri osa kõige lõunapoolsem punkt ja sinna ma jõuan tõenäoliselt homme või ülehomme mingi sellisel ilusal päeval. Aga siin on siis uhke majakas, loomulikult palju vett ja siis üks selline rist lisaks kõikidele nendele mustmiljonile turistile. Mida siin veel hullumoodi on maailmalõpule kohaselt hullumoodi tuult ja siis kommunaalinfot nii palju, et siia sõitmiseks läks siis mööda Euroopa äärt 24 päeva ja 14 800 kilomeetrit. Lõuna-Portugalis ja üldse seda kaldaäärt sõites on huvitav selline liikluskorralduslik lüke tehtud. Väikeste külade ees on mõne koha peal foor, lihtsalt niisama tühja. Uhad maantelt sinna külani välja ja siis läheb foor lõpsti punaseks. Siis pead seisma jääma ja seisad võib-olla mingisugune 10-20 sekundit, foor läheb kohe roheliseks ja hakkad edasi sõitma. Aga see teeb seda, et sul ei teki seal asula vahel sõites või ei jää seda nii-öelda taagana seda maantekiirust kaasa, et sa tunned, et sa hirmus aeglaselt siin linnas sõidad. Ma ei tea, iseenesest tegelikult ju väga kiht mõte, sest kui sa oled juba koha peal seisnud, siis tegelikult on ju sellise normaalse kiirusega läbi linna igati normaalne sõita. Kas see nüüd on mingi hea mõte või halb mõte, aga praegusel hetkel tundub kuidagi nagu loogiline. Esimeses pooles oli Tarifal, tegelikult oli öö ka Tarifal, mul oli eesmärk Tarifal ööbida ja Tarifa on siis Euraasia mandri, Euroopa mandriosa kõige lõunapoolse punkt ja see Tarifa on üks selline linn, mis mulle isiklikult hullumoodi meeldib ja proovisin täna hommikul seal mingit videoasja ka teha, aga tuul oli meeletu, jõhker tuul oli ja tuul oli nii jõhker, et puhus mu mütsi merre ja siis ma pidin vastu kogu mütsi ja ka näed, jäigi video tegemata, aga nüüd on mu ees üks suur kaljukolakas ja see kaljukolakas on nimega Gibraltar ja see ei ole sugugi mitte Hispaania osa, vaid kuulub tegelikult haldusala poolest brittidele. Nad on küll minu teada autonoomsed ja toimetavad mingit omi asju, aga ma arvan, et kui kuninganna korra võlukeppi vibutab, siis kõik panevad sünkroonis teetassi ikkagi tulele. Ja selle Gibraltariga on selline lugu, et tegelikult selle kaljukolaka otsa saab minna ja sinna läheb hästi käänuline ja kõver tee, kuhu ei ole mõistlik sõita enda autoga. Mina olen kunagi seal bussiga käinud, seal maksad natuke raha ja bussiga viiakse üles ja need bussijuhid oskavad sinna üles sõita ka ja mahuvad ära sinna tee peale kui imekombel. Et enda autoga lihtsalt ise soovitan, et tegelikult ei ole mõtet hakata ennast sinna pressima. Parkige ennast alla ära suure parkla peale, võtke sealt bussi ja käige üleval ära ja seal kalju sees on veel erinevad sellised tunnelid uuristatud, kus siis vanadel headel aegadel, kui siin veel lahinguid peeti, siis neid mööda siis veeti sinna laskemoona ja mingi kahureid ja asju, et sai siis kohe mere peale hästi tulistada sealt ja võt, seda moodi lugu. Eriti kihvt on praegu see, kuidas sealt kivimüraka tagant mingisugust sellist musta pilve üles käib. Ma ei ole kunagi varem sellist asja näinud.
et kõrvale vaatad, siis tegelikult tundub seal hele ja just sealt samast kivimürraka tagant tuleb mingit jõhkrat mustat pilve. Väga kihvt. Rotteri teeb huvitavaks ka veel see asjaolu, et viimati, kui ma mingisugune 10 aastat tagasi siin käisin, siis selleks, et sinna selle maajupikese peale sõita, tuleb sõita üle lennuvälja. Ehk siis, kui parasjagu lennuk maandub, siis pannakse väravad kinni, lennuk maandub ära ja peale seda tehakse jälle väravad lahti ja siis saab üle lennuraja sõita. Praegu on ka siin mingisugune hiigelummik, võib-olla just selle sama lennu maandumise või õhku tuusmise pärast. Seejärel ootas ees tükikene Prantsusmaad ja siis jõudsingi Itaaliasse ja seda Itaalia selles mõttes on tänase seisuga võin öelda, et see on üks Euroopa kõige aeglasema liiklusega riik, kui sa ei sõida mööda kiirteed, vaid üritad mööda kaldaäärt sõita, siis seal läheb meeletult aega, see on meeletult aeglane, kõik sõidavad meeletult aeglaselt ja ega seal suurt midagi teha polegi, kui lihtsalt ära kannatada ja proovida seal nendega kaasas sõita, aga Itaaliaga oli mul 2 plaani, üks oli siis Vatikan, kus ma polnud varem käinud ja siis seesama San Marino, kus ma nüüd praegusel hetkel olen ja lisaks sellele tuli ju kogu see kontuur ära sõita siis suures osas ja aga see päädis iseenesest sellega, et ühel hetkel oli vaja minna Sitsiiliasse ja kui mul alguses oli plaan ümber selle Sitsiiliaga tiir sõita, siis tegelikult, kui ma kaardi pealt järgi vaatasin, siis ümber Sitsiilia on umbes 1000 kilomeetrit, millest pool on selline tee, mida saab kiiresti sõita ja teine pool on siis selline, mis on äärmiselt aeglane ja siis tuligi võtta vastus otsus, et teen mingisuguse väiksema ringi seal ja ma arvan, et see oli igavesti õige otsus ja kui keegi nüüd hakkab kuskil kunagi minu selle joone järgi kaarti tegema ja pool Sitsiiliat puudu jääb, siis eks me siis tegeleme nende probleemidega siis, kui need on omadega kätte jõudnud, aga Palermos ma tahtsin kindlasti ära käia. See oli üks koht, kus mul kindlasti oli vaja minna. Ühesõnaga see Palermo, ma nüüd isiklikust kogemusest ütlen ja annan soovituse, et keegi arvab, et see on äkki imeilus linn, mille pärast tasub Sitsiiliasse kindlasti kohale tulla või sõita või lennata. Siis ei ole jah, et pigem on ta selline Valgemaapoolse Aafrika õppelinn, sellised kitsad tänavad, hullumeelne liiklus, sagimine siin ja seal ja sükene nagu läbiv räpakus. Et jah, seda, ma selle unistuste mulli praegu teen teil niimoodi katki, et ei tea, lihtsalt mingi selline suur segane linn ja kogu lugu. Nii et andke mulle andeks, kui Palermo on kellegi suur armastus ja lemmiklinn, siis minu vaatepunktist see paraku nii ei ole. Lihtne asi on see, et sa sealtpoolt tulles ostad 44 euriga endale pileti, mis siis pädeb tagasitulekut ka 3 päeva osas, nii et kui tahad seal 2 ööd siin ära olla ja siis 3. päeval tagasi tulla. Ja loomulikult on 1 päeva pileteid ka olemas ja veel pikema edasi-tagasi otsaga pileteid. No vot, Sipsti ongi Sitsiilias käidud ja hommikul tulin ja nüüd õhtul lähen üle. Kell on praegu 19.16, eks ma teiselt poolt otsin siis kohe mingisuguse koha, kuhu saab ennast magama keerata, et homme seda kingatalda siis hakata või saapadalda hakata siis edasi sõitma. Teine põhjus, miks Sitsiilia ära jäi, oli puhas eelarveline. Need Briti saartel käimise ülesõidud, praamitamised ja tunneldamised ja Euroopa ülikallis kütus on pannud mu eelarvele tegelikult kõva litri. Nii et nalja enam ei ole. Ja distants on ka arvestatav. Ja ega nüüd polegi midagi, kui panna hommikul ennast siit San Marinost jälle käima, sõita siit siis Sipsti Veneetsiasse, sealt siis kaarega üle lahe Sloveeniasse ja siis hakkab juba pihta.
minu üks Euroopa lemmikriike, Horvaatia.